Piibli tõed juhivad meid alati õiges suunas. Kahjuks oleme enam meedia kui looja poolt juhitud. Nüüd on lisandunud AI. Meid programmeeritakse vaikselt ning meile endile tähelepandamatult, kuid järjekindlalt mõtlema nii, nagu valitsev eliit seda soovib. Ja ma ei ole AI kasutamise vastu, kaugel sellest. Kuid kui meie suhe on tugevam meedia või AI kui elava jumalaga, siis oleme petetud. Ja mida ma selle all mõtlen, on just see, et kui me oleme mõjutatud enam meedia kui elava jumala ja tema tõe poolt, siis me oleme petetud. Meile söödetakse järjekindlalt hirmu, paanikat, viha, kaost, puudust. Ja see kõik tundub palju reaalsem kui Jumala tõotused, mis tunduvad jäävad vaid piibli lehekülgedele. Kui vaatame endi ümber, siis näeme rohkem lootusetust kui lootust, rohkem hirmu kui usku, rohkem puudust kui küllust, rohkem viha ja vihkamist kui armastust ja hoolimist, rohkem ärevust ja paanikat kui rahu, kindlameelsust ja kõikumatut usku kõikvõimsa ja kõikväelise Jumala, meie looja, me armastava taevase isa suhtes. Ja siis me mõtleme, et Jumal ei soovinud ju ometi panna meid sellise hullumeelse maailma keskele. Suure osa kristlaste lootus on sellest maailmast võimalikult kiiresti põgenema saada. Siis võib tulla või veeuputus. Kuid kas Jumal mõtleb nii? Kas tema eesmärk on samuti meid siit võimalikult kiiresti üles võtta? Vaatame korra roomlaste kirja 8:19 ja piibli laiendatud tõlkest. Sest isegi kogu loodu ootab pikisilmi Jumala poegade ilmumist. Ootab nende pojaseisuse ilmsiks saamist, avalikuks tegemist. Kas sa mõistad seda, kes sa oled? Sa oled elava Jumala poeg või tütar. Sa oled selle maailma valitseja. Kogu loodu ootab, et sinu tõeline identiteet saaks ilmseks. Jesaja 60 salmid 1-2 piibli laiendatud tõlkest ütlevad: tõuse masendusest ja ahastusest, milles olukorrad on sind hoidnud. Tõuse uude ellu, sära, kiirga isanda auhiilgusega, sest sinu valgus on tulnud ja isanda auhiilgus on koitnud sinu kohal. See kirjakoht kõnetab täpselt seda meie olukordi. Ta ütleb, tõuse masendusest ja ahastusest, milles olukorrad on sind hoidnud. Kas sinu olukorrad on sind hoidnud masenduses ja ahastuses? Siis see kõneleb sulle. Ja see on see, mida Jumal meile tegelikult praegu ütleb. Ma loen selle uuesti. Tõuse masendusest ja ahastusest, milles olukorrad on sind hoidnud. Tõuse uude ellu, sära, kiirga isanda auhiilgusega, sest sinu valgus on tulnud ja isanda auhiilgus on koitnud sinu kohal. Jumal ei ütleks meile selliseid sõnu, kui see ei oleks võimalik meie eludes. Jumal ei anna meile käske, mida meie ei ole võimelised täitma. Ja need ei olegi mõeldud saama täidetud meie endi jõus või väes, vaid Jumala tohutus võimes ja väes meie kaudu. Ta on pannud oma väe meie sisse ja ta ootab, et me usume seda ja kasutame seda. Ja see kirjakoht on täpselt see, mida Jumal sulle ja mulle praegu ütleb. See ei ole soovitus, see on käsk. Ja kas tead mida? Jumal ei haletse sind. Ta ütleb, palun mõista, mu armas laps, kes sa oled. Palun mõista, mu armas laps, milline vägi on sinu sees. Jumal ütleb sulle ja mulle, mu armas laps, ma lõin su võitjaks, ülesaajaks, vallutajaks, valitsejaks, eesminejaks. Näe end minu silmade läbi. Pimedus üritab sind maha trampida sellepärast, et pimedus kardab sind. Jumal ütleb meile,
tõsta oma silmad sellelt maiselt ja pane need minu peale. Sa oled võitja Kristuse kaudu. Sa oled ülesaaja Kristuse kaudu, mitte oma enda väetislihas. Sa ei pea üritama üksinda end oma hädaaugust välja ponnistada. Jumal ütleb sulle ja mulle, leia enda kõrvale need, kes sind aitavad, kes sind toetavad. Leia enda kõrvale need, kes ei ole nõus jääma oma hädaauku. Leia enda kõrvale need, kes on haaranud kinni tõest ja keelduvad sellest lahti laskmast, kuni tõde muudab faktid. Leia enda kõrvale need, kes ei ürita jääda oma mugavuse tsooni. Need, kes otsustavad, et ma tahan saada kätte selle, mis Jumal minu jaoks valmis on pannud ja ma olen valmis õppima elama ebamugavalt. Kas sa oled valmis õppima elama ebamugavalt? Mis mõttes ebamugavalt? Ebamugavalt lihale, sest liha ei taha võidelda. Liha tahab jääda sinna mugavuse tsooni, kus mul on hea ja soe ja mis siis, et mul on kõik valesti mu elus, aga mul on ikkagi seal hea ja soe ja ma haletsen ennast. See on see, mida liha tahab teha. Aga sinu vaim on alati igatsenud, et sa päästad ta valla ja annad talle relvad, mida ta vajab. Ja sinu relv on Jumala sõna. Milline on sinu reaalsus? Kas sa teadsid, et me ise loome ja kujundame oma reaalsuse? Seda ei tee meid ümbritsev maailm. Jumal on aastatuhandeid üritanud saada oma rahva tähelepanu, et juhtida meid lootuse, valguse, helguse, armastuse, tervise, külluse suunas. Kuid meie oleme toetunud enam oma olukordade, sümptomite ja pangakonto kui elava Jumala peale ja me oleme jäänud oma piiratusse. Kas sa tead, et sind ja mind ei ole loodud elama sellises piiratuses? Meie pangakonto ei ole eales loodud dikteerima meile seda, mis on meile võimalik või võimatu. Jumal ei pannud sind ja mind siia maailma selleks, et me ootaksime ülesvõtmist. Sinul ja minul on selles maailmas töö vaja lõpetada ja Jumal ei võta meid enne ära, kui me sellele pihta saame. Ja piibel ütleb midagi huvitavat. Piibel ütleb, et kui meil saab lõpuks kõrini, kõriauguni, tõeliselt kõriauguni oma viletsusest, oma viletsatest olukordadest, alles siis oleme me valmis võitlema. Alles siis oleme me valmis tegema ebamugavaid asju selleks, et ennast vabaks võidelda. Ja ma luban sulle, see on võitlus, sest pimedus ei taha lahti lasta. Pimedus tahab hoida meid vangistuses, kuid mitte ükski võim ega vägi kogu universumis ei saa nende vastu, kes otsustavad, et neil on kõrini. Miks? Sest elava Jumala enda vägi on sinu ja minu sees. Ja see on nii võimas, sest kogu universum ja kõik, mis eksisteerib, on selle väe poolt loodud, kokku pandud ja koos hoitud ja see elab meie sees. Kas sul on kõrini oma piiratusest? Mida iganes piiratus kellegi jaoks tähendab? See tähendab erinevaid asju erinevatele inimestele. Kuid kas sina oled valmis end vabaks võitlema? Mitte üksinda, vaid üheskoos, sest üksinda pusides jääb igaüks sinna samasse auku, kus ta senini on olnud. Kuid üheskoos liikudes me purustame iseenda ja üksteise ahelad ja astume selle sisse, mis Jumal meie jaoks valmis on pannud. Jumal nimetab sind võitjaks. Jumal nimetab sind ülesaajaks. Ja kas sa mõistad, mida see tähendab? Sa saad olla ülesaaja ainult sellisel juhul, kui sul on midagi, millest on vaja üle saada. Sa saad võitja olla ainult sellisel juhul, kui sinu elus on midagi, millest sa pead võitu saama. Me ei saa olla ülesaajad, kui meil pole midagi, millest me peame üle saama. Me ei saa olla võitjad, kui meil elus ei ole mitte midagi, millest me peame võitu saama.
ja Jumal nimetab sind võitjaks, sest tema teab, et kui sina otsustad võidelda, siis Kristuse kaudu saad sa võidu. Mitte mingisugust muud varianti ja võimalust ei ole. Jumala, elava Jumala vägi elab sinu sees ja see vägi toob sulle võidu. Tegelikult on tõde see, et see vägi sinu sees on sind juba võitjaks teinud, kuid sul tuleb nüüd seda uskuda ja selle siia nähtavasse dimensiooni esile tõmmata. Me teame kõik, mida ütleb ilmutuse 12.11. Nemad on ta ära võitnud talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi. Jumal on meile kõik juba andnud selleks, et me võiksime võitjad olla, kuid meil tuleb selle usus vastu võtta ja seda oma suu sõnadega jõustada. Kui saatan saab Jumala sõna meie suust varastada, siis ta saab võidu meie üle. See on okei, kui me teeme vigu, kuid see ei ole okei, et me jääme oma piiratuse sisse. Jumala sõna ütleb, et meile on kõik hea valmis pandud vaimsesse sfääri ja meil tuleb nüüd vaimsete vahendite kaudu selle siia nähtavasse dimensiooni tõmmata. Ja see vahend on Jumala sõna. Vaatame korra Piibli laiendatud tõlkesse, mida ütleb Efeslastele 3.20, sest see lihtsalt on nii võimas. Tuleb lugeda see Piibli laiendatud tõlkest. Ja see ütleb nüüd temale, kes meis tegutseva väetegevuse tagajärjel on võimeline teostama oma eesmärki ja tegema ülikülluslikult kaugelt üle kõige, mida me julgeme paluda või mõelda, lõpmatult üle meie kõige kõrgemate palvete, soovide, mõtete, lootuste või unistuste. Aga pane tähele, mida Piibli laiendatud tõlge ütleb, mida eestikeelses Piiblis ei leia. Ta ütleb, et nüüd temale, kes meis tegutseva väetegevuse tagajärjel on võimeline teostama oma eesmärki. Esmane on Jumala jaoks see, et tema eesmärgid meie elude kaudu saavad selles maailmas teostatud. See on Jumalale esmane ja alles siis, kui me oleme sellel õigel teel, kui me liigume sellest, mis Jumal meie jaoks valmis on pannud, siis ta ütleb, mitte eraldi sellest, mitte tehes oma enda tahet ja samas ikkagi oodates Jumal teeb ülikülluslikult ja rohkem, kui me iialgi suudame mõelda või oodata või unistada. Ei, kui me oleme sellel õigel teel, kui me oleme palunud, et Jumal juhib meid sellele õigele teele. Nii et kui me kõigepealt teostame Jumala eesmärki, siis on Jumal valmis tegema ülikülluslikult. Kaugelt üle kõige, mida me üldse julgeme paluda või mõelda, lõpmatult, mitte piiratult, vaid lõpmatult üle meie kõige kõrgemate palvete, soovide, mõtete, lootuste või unistuste. Mõtle sellele, Jumal on võimeline tegema, aga ta ei saa teha, kui me soovime sellest maailmast jalga lasta. Jumal tahab oma eesmärgid ellu viia meie elude kaudu. Ta on loonud meid võitjateks, ülesaajateks ja ta tahab viia täide oma eesmärgid meie elude kaudu. Kuid meil tuleb teha koostööd Jumala vaimuga selleks, et ta saaks teha üle kõige, mida me üldse julgeme küsida või unistada või oodata. Jumal on valmis. Kas meie oleme? Kas me usume seda, mida Jumal meile ütleb? Kas me usaldame teda kogu oma südamega või on meie lootus ikka suures osas selle peal, mida me oleme ise võimelised tegema? Kas sul on kõrini oma piiratusest ja sa oled valmis edasi liikuma? Kui see on nii, siis sa oled teretulnud uuele kursusele, kus me tegeleme just selle kõigega, millest ma rääkisin. Me alustame uue kursusega, mille ma algselt nimetasin kuningriigi finantssüsteemi kursuseks. Me alustame 17. juunil. Kuid ma saan aru, et Jumal soovib tegeleda veel sügavamate teemadega meie südametes selleks, et tuua esile võidu erinevates eluvaldkondades. Selleks, et voolida meist need, kelleks tema meid loonud on. Võitjateks, valitsejateks, eesliikujateks, vastuseks maailma probleemidele. Muuda oma elu juba täna, liitu 3-kuulise
kursusega. See on 3-kuuline täielikult internetipõhine kursus, mis kohandub just täpselt sinu elutempole. Sa saad ligipääsu põhjalikele videojuhenditele, kirjalikele materjalidele ning lahendad koduseid ülesandeid just siis, kui sul on selleks parim aeg. Lisaks kohtume mõned korrad ka Zoomis, et koos palvetada, üksteist toetada ja kogemusi jagada. Kasuta võimalus. Hetkel kehtib kursusele veel soodushind 75 eurot kuus. Tavahind on 120 eurot kuus. Kui sa oled valmis astuma sammu uue täisväärtuslikuma elu poole, siis tegutse kiiresti ja registreeru kohe. See on investeering sinu tulevikku. Miks sa pole sellest pakkumisest varem kuulnud? See on sellepärast, et minu uudiskirja lugejad saavad kõikidest koolitustest ja eripakkumistest teada alati esimesena. Et järgmisel korral mitte ilma jääda, liitu minu meililistiga. Ole südamest õnnistatud. Ma loodan, et kohtun sinuga peatselt, et just sina oled see, kes soovib ennast oma piiratusest vabaks murda ja liikuda Jumala tõotuste täitumise suunas. Ole südamest õnnistatud. Amen, kuni järgmise korrani.